Tere kõigile! Tere minu poolt ka! Kõigepealt palun vabandust, et meil tekkis väike tehniline viperus ja seetõttu me ei ole otse eetris, vaid teeme nüüd siis salvestusvideo ja lihtsalt usaldame elu, et ju siis niivõrd oli seekord vaja. Aga mina olen Helen Kirt, mina olen siis Innermind veebikooli kaasasutaja, hüpnoterapeut, mindset coach ja täna olen siis siin koos Kairiga. Mina olen Kairi Kuusma, nõustaja, koolitaja, ka Innermind asutaja ja muidugi neid nõustamistiitleid on rohkem, aga nendega võite meie kodulehel tutvuda. Ja. Et miks me täna siin oleme? Me oleme täna siin sellepärast, et me tutvustame Innermind veebikooli ja tegelikult me räägime siis programmist 9 kohtumist iseendaga. See video, see salvestus puudutab ainult Innermindi 9 kohtumist iseendaga veebikoolituse teemat. See on nüüd öeldud, loodetavasti jäid sa seda videot vaatama ja see teema pakub sulle huvi. Ja me alustamegi võib-olla sellest, et millest see programm siis nagu koosneb. Et see on nagu 9 kuud programm, mis on jaotatud 4 nädalaks ja iga kuu avaneb nagu uus aken või selline uus teema. Ja selles mõttes on see nagu kokku pandud selliselt, et saaks nagu puudutatud kõik teemad, mis meid nagu iga päeva elus puudutavad, meid triggerdavad, tõstavad emotsioone, viivad mingisugustesse kohtadesse, millega me võib-olla alati ei tule toime. Et mis need teemad siis on, mis need pinged meie elus siis tekitavad. Et ma räägin nendest kohe nüüd ka, aga need pinged tegelikult ei teki mitte ainult meil siin meeltes või sellises mõttemaailmas, vaid kuni pinged lähevad väga-väga tugevaks meis, siis need tekitavad meis pinged ka meie kehas. Et sa võid mõelda korraks, et kui me näiteks emotsioone väga-väga tugevasti tagasi hoiame, sa võid ennast tõmmata kõvasti kokku, et mis sulle siis juhtub, mis su kehas siis juhtub, et kuidas su keha on, su keha on päris tugevalt pinges. Ja nii me tegelikult kui elame ja kui me elame sellist elu pikemalt, siis kuidagi hakkab see meie kehas väljenduma. Nii et selleks, et neid pingeid vähendada, vaatame mingi erinevaid teemasid ja nendest teemadest läbi minnes ma usun, et iga inimene saab vähemalt mingisuguseid märke või selliseid teadmisi, kuidas minna vabamasse ja kergemasse ellu. Ma korraks lisan veel, et meie koolitus on üdini praktiline, et me loome ikkagi praktikat, seal on rohkesti praktikat, et Kairi räägib kohe praegu täpsemalt teemadest ja siis me saame veel rääkida sellest sisust ja me oleme kasutanud siis haarates kõiki meeli, eks, et nägemine, kuulmine, kirjutamine, kinesteetiline, et mida meil ei ole, tegelikult me ei saa öelda, et meil ei ole haistamist, sellepärast, et võib-olla mõnes meditatsioonis isegi on, eks ole, et nii, et selles mõttes, et me oleme kasutanud kõiki meeli, et anda nagu võimalikult terviklikkus edasi ja tõesti veel kord, et kuigi see on veebikoolitus, siis tegelikult on see üdini praktiline, et meil on kogu aeg tegevuses ja ei ole sellist iga loengu lihtsalt istumist ja kuulamist, sest me omandame omale uued oskused läbi praktika. Ma tahtsin seda lisada. Ja ma mõne sõnaga räägin lihtsalt nendest teemadest, mida me seal puudutame. Et esimene on kohe alateadvus, tava ja alateadvus ja tegelikult kõik see info, mis on meil kogetud, mis on meil läbi elatud, see on tegelikult meil täiesti olemas meie alateadvuses. Tihtipeale mingite sündmuste tagajärjel me paneme selle info enda üks kinni ja sulgeme selleks, et tulla toime. Ja kui me vaatame mõnikord sinna kohta, kus meil on mingisugune pinge olnud, siis tihtipeale vabaneb see pinge ja meil läheb palju kergemaks endal. Nii et see alateadvuse osa on kindlasti üks põnev osa, sest alateadvuse osa on nii suur meie sees. Nii et see on teadvustamata, väga suures osas teadvustamata, et mis selle mõte on, et alateadvuse printsiibid, siis mõte ongi selles, et kui sul on nagu igapäevaelus, et üks ja sama asi, mis erinevates olukordades tõusetub, siis kuigi olukorrad on erinevad, siis tegelikult see käivitaja on ju üks, eks ole, enamasti, ehk et üles leida see, et me ikkagi tegeleme alateadvusega, aga me tegeleme ikkagi sellega, mis mõjutab sinu elu siin ja praegu kõige rohkem, mis laseb edasi minna. Siis on 5 muutuse molekuli, mis tegelikult on see, et me
natukene mulle jätks sellele eelmisele teemale, et me vaatame, kuidas siis nagu üldse fokusseerida ennast ja kuidas minna siis nagu edasi oma elus või ükskõik millises elu osas. See ei ole mitte ainult, ütleme, ärilises või edus edasiminek, vaid see on ka suhtes edasiminek või ütleme ka sellise mõttemaailma muutmise edasiminek. Ja see näitab ka seda, et mitte üksnes see, et me ainult mõtleme sellele või ütleme, saame teadlikuks sellest, mis meil on vaja muuta, et me ka tegutseme, nii et see on päris kindlad sammud, kuidas seda nagu teha. Ma korraks täpsustan, et Kairi jõudis juba praegu ära öelda, et teine teema on 5 muutuse molekuli ehk et see esimene alateadvuse teema oli siis esimese kuu teema, mis siis vältab 4 nädalat ja kuidas see täpsemalt on, nagu lihtsalt, et oleks selgem arusaamine, terve kuu me tegeleme siis alateadvuse printsiipidega, seal on omad alajaotused veel ja teise kuu me tegeleme siis nüüd muutuste molekuliga. Nii et meil on jälle aega terve kuu, 4 nädalat ja aga täpsemalt räägime, et kuidas sealt edasi need sammud lähevad. Et iga teema vältab 1 kuu. Siis järgmine on emotsioonide ring. Seal me räägime siis emotsionaalsest, kõikidest kõikumistest, emotsioonidest ja räägime seda nagu päris teravat või ütleme päris selliselt jõuliselt läbi kehafüsioteraapia. Mitte ainult me ei räägi sellisest meeleliselt emotsionaalselt, vaid me vaatame sinna juurde ka natukene sellist füüsilist poolt. Nii et seal on meil väga hea meie kaasloengu pidaja, sellest räägib pärast Helen juurde. Siis järgmine teema on meil see kehameel ja hing. See on minu enda üks lemmikuid, sellepärast, et kui need 3 osa meis on ühendatud, siis tegelikult inimene on iseendaga väga heas kontaktis. Ja kui see 3 osa sinu sees saab sellise koosluse, et minu keha ja minu hing ja minu meel on tasakaalus ja rahus, siis see inimene tunneb ennast ikkagi väga palju kergemalt ja vabamalt. Ja kui selle etapi nagu läbi töötada endast, siis paljud haigused isegi võivad ära kaduda. Nii et see on nagu väga sügav iseendasse vaatamise poolt. Ja siin on tegelikult ka see, et kui üks nendest ei nii-öelda funktsioneeri hästi, siis kuna see kolmik on niivõrd seotud oma vahel, siis sa võid olla kindel, et sul on kusagil error ka siis, eks ole, nendes 3. Et see on lihtsalt sümbioos, mis nagu koos toimib ja ma jälgisin siin Kairi, kui sa sellest rääkisid, siis tuli siuke õnnist naeratus näole minul endal ka, sellepärast, et see ongi niimoodi, et kui sa seda läbi töötad, et meie töötame seda grupiga tegelikult teist korda läbi, ehk nüüd algab 3. lenda, aga me oleme ka seda eelnevalt endaga läbi töötanud, et see on tõesti puudutab hinge, aga ka keha ja ka meelt. Järgmine on siis mineviku varjud ja seda me räägime siis läbi nüüd oma perekonna kogemuse, oma suguvõsa kogemuse, võib-olla selline konstellatsiooni võtmes, mõne jaoks on see uus termin, mõne jaoks on mitte nii uus termin ja natuke siuke energeetiline töö, aga seda saab teha ka täiesti läbi Zoomi, nii et see kõik on võimalik, nii et see on niisugune põnev vaatenurk võib-olla natuke teise nurga alt, et mitte ainult läbi enda, vaid meid mõjutab kõik ka see, mis on olnud enne mind, mis on toimunud minu vanematega, mis on toimunud minu suguvõsaga. Nii et see on väga, väga hea enda avamise ja see on üks väga hea koht, kus me saame teada mustritest, mis mind väga tugevalt mõjutavad, kuna ma olen nii lojaalne oma suguvõsale ja oma perekonnale. Nii, järgmine on siis mõjutused lapsepõlvest. Teema sisemine laps ja niisugune väga oluline koht tegelikult, et kõik see, mis on emotsionaalsel tasandil meil hästi tugevalt käivitaja, siis tegelikult on see väike poiss või tüdruk minu sees, kes trambib sellel hetkel jalgu, nõuab midagi, on vihane või on kurb. Nii et see on see koht, kus on hea vaadata enda sisse, mis mu sees toimub, et tegelikult see laps vajab midagi sellel hetkel. Selles kohas ma pean alati ära märkima, pean väga oluliseks seda, et see on esimene võib-olla siis selline puudutus või koht meis, kust hakkab meiega kaasas käima see ebapiisavus. Eks, sest ei tule vanematelt seda aktsepteerimist, seda vastuvõtmist, mida me soovime ja sealt hakkab see ebapiisavus meisse kulmineeruma, tekib see armastuse kriis ja kui nüüd see sisemine laps, kes on selles sisemises kriisis, on meie sees ja kogu aeg meiega kaasas ja nagu Kairi ütles, et me reageerime emotsionaalselt, me ei saa üldse aru, et me langeme emotsionaalselt sellisesse vanusesse ehk et tekib riid ja siis hakkad justkui 4-aastasena rääkima,
ja sa ei märkagi seda ja sa ise arvad, et sa oled väga täiskasvanu ikka, eks. Aga miks me siis karime, kui me riidu läheme? Miks me siis tahame aina kõvemini rääkida ja miks me vahel rõhume asju, et normaalne täiskasvanud inimene seda ju ei tee, eks. Et see on ka kindlasti nagu, jah, see on minu lemmikteema, aga mina juba ainult sellepärast valiksin seda 9 sammu tervikuks, et saada see teema nagu läbi töötada. Järgmine teema on siis suhete võrgus. No, see on üks minu lemmikteemasid, kui paarisuhe on see, mis meid mõjutab nii tugevalt, sest see on see koht, kus meil igal juhul tulevad mingid käivitused ja mingisugused teemad ülesse. Ja see on see, millesse me vaatame nagu peeglisse. Partner on meie peegel, mõtlen alati seda. Kõik ütlevad, kuidas nii, see ei ole võimalik. Siis kui see läbi sellise enda analüüsi või sellise peegelduste, mida me seal koolitusel anname, siis just eelmises grupis on meil hästi palju suhteteemasid. Tegelikult väga paljud ütlesid, et jah, on küll, et see on see ja see peegeldus minu emast ja see peegeldus minu isast ja see peegeldus, jah, see on see partneri peegeldus. See on väga hea teema. Mul on selle kohe küsimus, kas niimoodi ka võib olla, et mul on väga hea partner, no lihtsalt üdini nagu, ja seda ei ütle ainult mina, kõik mu sõbrad võivad kinnitada, et mul on ülihea partner, minu abikaasa, et sa ütlesid, et see on peegeldus. Mis see tähendab? Väga hea, absoluutselt. Aga ikkagi mingi triggerid teil omavahel tuleb, et see ei ole võimalik, et neid ei tule. Loomulikult, et see on lihtsalt, see ei tähenda seda, et kas hea või halb. Selles ei ole küsimus, vaid me räägime nendest triggeritest, et mida tema meis välja toob. Ja, selge. Ehk et ühesõnaga, et tema võib ju olla üdini hea, aga kui mina reageerin, siis sellest võib tekkida midagi muud. Okei, tore vahele võige. Järgmine on siis psühholoogiline finantsvabadus. See on niisugune ka väga, võib-olla see termin on natuke teine, et me räägime, väga palju koolitusi on erinevaid, kus on räägitud finantsvabadusest, meie räägime seda psühholoogilises võtmes ja millised takistused meil siis tekivad. Mina ütleks, et raha vastu võtmises ja raha välja andmises, ja siis sa võid siin korraks mõelda näiteks selle peale, et vastu me oleme väga kalbid võtnud, et väga suuri summasid võime siin öelda, et jah, miks mitte, ma võtan selle ja selle. Kas oled selle sama summa nõus ka välja andma? See on niisugune hea küsimus iseendale. Ma võin öelda väga suure summa endale, et jaa, ma olen nõus vastu võtma missuguse, mida iganes on. Kas oled nõus sellega välja andma? Nii et see on võib-olla sellise finantsvabaduse väikene nipi küsimus. Aga tegelikult vist mitte alati kõik ei ole nõus ka vastu võtma. Ei ole. Et mõnel on juba, kes oli meil keegi, kes ütles, et üle 50 €, ma ei saa vastu võtta, mul on nii ebamugav. Mõtleme, milline takistus see on. See on selle energeetiline loomine. Ma loon kogu aeg oma ellu seda, et mul ei olegi kunagi suuremat väärtust kui 50 €. Ja nüüd me hüppame jälle justkui esimesse moodulisse tagasi, kus me siis räägime, et see peitub kõik alateadvuses. Me üldse ei teagi seda, et ja alles siin 8. oli see 8. vist jah, et 8. sammus sa võid nagu avastada ja see lõps võib nagu ära käia, et mis asja, selge, nüüd ma sain aru. Ja huvitav oli see, et meil viimases grupis just tekkis väga palju taipamisi selles osas, et kuna eelnev oli läbi töötatud, siis nad said aru, et see on see osa ja see on see, mis veel mind nagu on mõjutanud ja just nagu finantsiliselt või rahaliselt käituma. Nii et see 8. osa on väga põnev. Ehk et see raha, ma ütlen niimoodi, et see raha teema ja see järjestus on ka meil nagu väga õige. See raha teema ühtepidi seob nagu kõik kokku ja ta toob veel uuesti ennem lõppu kõik pinnale. Ehk et kui sa vaatad neid sammu asju, mis su elus on, tundub, et ma käisin selle läbi ja kui me siis vaatame kõiki neid samu asju läbi rahalise prisma, et siis läheb põnevaks, et siis on naiste samm, kuhu kuuluvad ka mehed, meil on olnud ka mees liitujad, osalejad, külalised, nii et aga lihtsalt, et raha tõesti, ta on nii suur energeetika, et ta toob alati välja selle, mis on kiivalt varjul ja võib-olla mis muidu nagu ei tõusetu. Ja viimane siis meil on see tagasivaate aken. Siin on küll sellised erinevad sammud, mida me seal vaatame, aga võib-olla ma siia juurde tahaks rääkida lihtsalt sellest, et igapäevaselt me oleme keegi, me kanname mingeid rolle, me oleme, mina olen näiteks ema ja siis ma olen veel naine ja siis veel tütar olen ja ma olen ettevõtja ja teen koolituse ja nõustaja, ühesõnaga igavene kõik võimalikke rolle ja kui ma selles rollis olen,
siis tegelikult mul on mingisugune seisund, mingisugune olek, mingisugune mask. Ja tegelikult me oleme väga paljudes rollides oma elus ja mõni muutub nii tugevaks see roll, et ma olen käinud selles ühes rollis. Ma olin lastekodus, ma olin täitsa ema. Ma muud ei et see roll oli väga tugev minus. Ja selleks, et need rollid, kui sa nüüd korraks mõtled, ma tõstan järjest neid rolle endast välja. Ühe rolli ja teise rolli, kolmanda rolli. Ja kui ma olen kõik välja tõstnud, siis mis järgi jääb? Kas jääb üldse midagi järgi? Et mis siis, kes siis oled sa seal? Et see tagasivaate aken on niisugune hea koht ise endasse vaadata, kes ma siis tegelikult ikkagi olen. Ja tegelikult ka see, et kuidas ma ennast läbi nende rollide ju tegelikult kogu aeg identifitseerin. Et kui sul võetakse eluliselt üks roll ära, näiteks kaotad töökoha või lähed lahku, et mis siis sellest identiteedist ja rollist järgi jääb, mis sinna asemele nihkub, või et kuidas ma siis seda, millega ma seda asemel kompenseerin endale. Et see tagasivaate aken on nagu igas mõttes siis tagasivaade ja tegelikult see tagasivaade on väga tihti ka see koht, mis vastab küsimusele, et miks see minuga juhtus, vaid et see juhtus minu jaoks. Et see kõik, mis on olnud mu elus, et see on juhtunud minu jaoks, mitte et see on juhtunud minuga, et see on jällegi hoopis teine energeetika. Me tuleme välja sellest ohvritasandist ja hakkame oma elu looma ise selle teadmisega, et see juhtus minu jaoks, selles on selline ja selline võimalus. Ja muidugi me Kairiga oleme toeks, meil on väga toetatud keskkond, lisaks ka siis osalejate ja liitujatele, alati tekib grupi energeetika, alati tekivad ühised teemad ja alati tekivad kaasaelamised, et seda ei saa nagu välistada. Ja meil on igal korral on ka kindlasti Zoom ja neil on ka mitmeid seal vahel, nii et Zoom kohtumised, kus te saate kõik jagada seda, mis on teiega toimunud. Me saame üksteisele toeks olla, et grupi liikmed saavad üksteisele toeks olla, meie Heleniga saab toeks olla ja meil on ka väga head kaaskoolitajad ja sellest Helen kohe räägib ka. Ja, niisiis, ma ei tea, kas ma peaks moodulite kaupa või ühesõnaga ma lähen inimeste kaupa, et Epp Kärsin, ma arvan, et ei vaja palju tutvustamist, aga Epp on meil siis oma panuse andnud meie palvel suhete moodulis ja mis seal toimub? Me saame osa eksklusiivsest intervjuust ja tegelikult väga sellisest personaalset, mis ei ole nagu kusagilt läbi jooksnud või mingid katkendid siit ja sealt, kus siis Epp räägib iseendast, ta räägib oma kogemustest, ta räägib ka oma rahast ja ettevõtmisest, ehk et ta tegelikult avab ennast meile inimesena, et võib-olla siin jälle, et üks on see kuvand, kellele me oleme teda harjunud nägema, kes ta on meil telekaamerate ees koolitajana ja võib-olla siit see personaalsem, et ta on ka tegelikult täiesti tavaline inimene. Meie teine siis väga tuntud koolitaja on siis Jure Peitšonski, kes siis ma ütleks, et on kõikide sisemiste laste isa ja ka ema, sest see on kindlasti ka kahtlemata üks Jure selliseid leivanumbreid ja ta on paganama hea spetsialist selles. Ja vaatamata sellele, et tegemist on soliidses, kõrges heas härrasmehega, siis suudab ta ikkagi olla nagu väga lapselik ja väga lustlik ja kogu see tema teekond psühholoogina ja ütleme siis transpersonaalse psühholoogia rajajana on väga toetanud seda tema oskust, eks ole, et kuidas ta nagu oskab selle sisemise lapse teemat ka koolitada, välja tuua ja sellega tööd teha. Nii et Jure on meil inglisekeelne, aga meil on seal siis sellest hoolitsetud, et see video oleks tõlgitud skriptina, nii et seda ei pea ka kartma, et ma ei saa aru, et mul jääb midagi nagu omandamata. Ja ma lihtsalt tahan öelda, et Jure on meie mõlema õpetaja olnud ja mina olen alustanud tema juures üldse oma teekonda palju aastaid tagasi, nii et ma olen väga tänulik talle. Ja absoluutselt, et kahtlemata, et mina olen ka Jurele väga-väga tänulik, et minnes Jure juurde ma tegelikult läksin õppima, rajama, taas üles ehitama ise ennast ja seal toimus minu jaoks nagu täielik transformatsioon, mis tegelikult ka sulle, sest see oli üks esimesi, kes tuli palgatööd ära ja hakkas looma oma elu. Nii et nii palju siis Jurest. Toomas Õunap, tema on siis kui kriia, jooga, vedalike teadmiste ja kuidas ma veel ütleksin, teadveloleku õpetaja.
et ta on seda Kriia jooga teed käinud juba üle 30 aasta ja Toomas on väga-väga põhjalik, tal on väga laiad teadmised ja oma videotes ta jagab meile tegelikult lisaks nendele teadmistele ka selliseid praktilisi kiireid võtteid, nippe ja Toomas on hästi avameelne suhtleja ja hästi hea vastaja selles mõttes, et kui temalt küsida, siis ta alati leiab aega, et vahel on nii, et vaatad video ära, tekivad ise küsimused, et ta on ka nagu kättesaadav, et väga hea kolleeg, kaasteeline, koostööpartner ja muidugi õpetaja. Ja seal meie koolitused annab väga häid jooga nippe, mida kasutada igapäevaelus. Mina iga päev kasutan mõnda. Nii et see on väga hea selline füüsilise keha jaoks väga head harjutused. Meele jaoks ka. Ja meele jaoks ka. Ja, kuidas tantsutada meelt, et kuidas tantsutada mõtteid, et Toomas on sellel alal kindlasti pädev spetsialist, ja ma korraks veel täpsustaksin siin, et see jooga ei ole ju tegelikult nagu jooga, siin on joogat ja ka mitmed liiki tänava jooga ja nii edasi ja siis, et paljud mõistavad seda kui võimlemisena ja nüüd arvatakse, et me hakkame seal võimlema, et jooga mõte on hoopis midagi muud ja seda ka Toomas kindlasti tutvustab, et tema kohta võib ka muidugi uurida. Aga jah, Toomas on siis meil siis sellisena esindatud. Nii, Beliisi Seenemaa, tõeline kunstihing, vaba hing, ma ütleks, tema on vist isegi vabaduse sümbol, ta on vabaduse ja metsikuse sümbol, et kuidas me saame Beliisi, ma ütlen siis niimoodi, et on ennast laenanud meile, et me saaksime läbi tema silmade, läbi selle kunstniku inspiratsiooni vaadata maailma. Ja mitte ainult maailma, vaid vaadata iseenda sisemist kunstnikku, ma ütleks nii. Niimoodi isegi. No väga hea, et sa täiendasid, et kui jah, Beliisi on jahmatav lihtsalt selles mõttes, et kui sa teda vaatad, siis nii mõnigi mõtleb, ma arvan, et enamus meist mõtleb, et ma tahaks ka olla nii vaba ja ma tahaks olla nii loov ja ma tahaks kõik võtta nii spontaanselt. Ja huvitav on see, et Beliisi räägib meile ju sellisest teemast, mis on meie täispotentsiaal, et kuidas see tundub küll, et mis asja on kunstnik ja kuidas seda potentsiaali siin nagu rakendada, aga kui me kogu mõtleme, siis kunstis rakendavad nad alati oma täispotentsiaali, seal ei ole võimalik midagi nagu poole piduriga teha, eks. Nii et noor inimene väga laia silmaringiga vaatega ja muidugi ka kunstiterapeut. Ja ta tuleb hästi välja, selleks ta on väga julge, ta on väga otsekohene ja pääsupole, eks. Nii, kes need veel jäänud on? Sirle Truuts, kui me räägime siis rahateemadest, siis Sirle on meil siis ettevõtja, naisinvestor, on ettevõtjaks koolitusportaali looja. Ta on tuntud siis ettevõtlusmaastikul ja Sirle, ma ütleks selle kohta niimoodi, et ta on hästi malve ja armas naine, ja kuidagi nagu tundub isegi vahel konfliktne, et selline ilus lilleke ja tegelikult nii tugevad teadmised ettevõtmisest. Et Sirle jagab meile ka seda, et kuidas asutada ettevõtte 0 euroga, kuidas üldse ettevõtmises, millised võimalused on. Ja tegelikult me puudutame ka psühholoogilist poolt, et ettevõtluses, et siis kas ma sobin ettevõtjaks? Mis on need ohud on ju? Või äkki olen ma nagu selles kohas, et mida me ka grupitööks teeme ja mis tihti tõusetub, et ma olen ettevõtja, aga mul on õnnetu ettevõtja ja ma ei julge sinna palgatööle tagasi minna. Niisugune häbi, niisugune läbikukkumine, eks ju. Et need on nagu teemad, mis on nagu läbi läinud. Ja Sirle jagab siis ausalt oma teekonda oma läbikukkumisest ja uuesti ülesehitamisest. Ja minu meelest ei ole paremat materjali kui inimene, kellel on oma kogemus selles kõiges. No tegelikult siin ongi, meil on kokku pandud see kõik väga palju oma kogemuse pealt, mitte ainult teooria osa, vaid kui on teil väga palju praktilisi harjutusi, siis väga palju toome siis oma enda kogemus. Ja pikaajaline koostööpartner Robert Randma, kes on kehapsühhoterapeut, Kairiga on nad pikemalt koostööd teinud ja jagavad ka ühte siis nii-öelda kolleegi teekonda. Ma ei tea, ütle midagi sina ka Roberti kohta. Robert on väga tugev spetsialist kehapsühhoteraapia alal. Ma ütleks, et üks sügavuti mineja sellel teemal, et ta on mind väga palju aidanud mõista just seda kehapsühhoteraapia poolt. Ta on väga hea koolitaja,
ja ta on väga super, kuidas ma ütlen, teema edasiandja, nii et selles mõttes on tema koolitus väga põnev. See, mida ta seal räägib, siit saab väga palju selliseid triggereid kindlasti ja mõistmist, et miks ma teatud olukordades käitun nii, nagu ma käitun. Ja täiesti uut vaatenurka, kehapsühhoteraapia on Eestis ikkagi suhteliselt vähe tuntud. Et seda nagu millegi pärast rakendatakse vähem või ma ei tea, ei ole see nii kättesaadav. Õpet ei ole ka tegelikult, eks ju. Et siin on nagu mitu asja, mis on sellega seotud, et väga jah, teistmoodi. Ja nii, et me oleme sinna kirjutanud märksõnu, et me saame kogeda professionaalset lähenemist ja nagu sa ütlesid siis, et leida taipamisi enda kohta. Ja muidugi rohkesti praktilisi harjutusi, et meie viimane osaleja praegu, külalisesineja on siis Eva-Liisa Vahtra, kes on ennast nimetanud siis tervendajaks, mindfulness õpetajaks, treeneriks ja ka terapeudiks ja Eva-Liisa näitab meile siis maailma või meist ennast selles läbi siis mindfulness praktikate. Natukene räägib juurde ka tausta, mis see mindfulness on, et me saaksime aru sellest ja muidugi hoopis praktikate. Samuti tegutseb noor inimene ja väga minu meelest sellise sügava sisene maailmaga. Nii et lisaks nendele videotele, mis on siis kokku kootud peaaegu igasse kuusse külalisesinejaga, on meil tegelikult ka pistelised Zoom kohtumised külalisesinejatega. See alati toimub spontaanselt, see alati toimub jooksvalt, see ei ole kusagil kivisse raiutud, sellepärast ka teemad muutuvad. Et me just Innermind veebikooli asutades Kairiga jäime ka enda suhtes väga ausaks, et seda osa, mida me võib-olla ei ole 100%, kuidas öeldaks, pädevad on õige öelda. Kui on väga head spetsialistid, kes me kutsume neid. Jah, just, et siis me kutsume neid, et nad valdavad oma ala nagu väga hästi ja nad on võib-olla ongi sellest nagu skitsas ees läbi selle fokusseerinud, et nad on parimad seda edasi andma. Et sellepärast on valitud meie koostööpartneriteks siis need nimetatud inimesed. Mõnda te tundsite, mõnda te ei tundnud, aga loodetavasti saate kõiki tundma, et nii palju siis külalisesinejatest. Aga ma korraks veel, ma saan aru, et me hakkame ringi kokku tõmbama, aga ma ikkagi räägiksin veel üle selle, kuidas see siis täpsemalt välja näeb. Et mis siis juhtub, et kui sa kõigepealt alustuseks võta endale see aeg ja vaata üle Innermind veebileht. Et sa leiad sealt muidugi ka teisi koolitusi, aga kuna me täna räägime 9 kohtumist iseendaga ja kui see sind kõnetas, siis sa leiad sealt detailsema info. Seal on programmis õpid, seal on siis ka välja toodud, milliseid teemasid me läbime sellel 9 kohtumisel ja kui sa need lahti klikkad need teemad, siis sa näed veel alateemasid. Kuid põhiline küsimus, mida ma olen nagu kohanud, et kui uued grupid hakkavad kogunema, siis nii tore on see, et inimesed on tulnud kas siis meie webinari peale või siis meid on soovitatud ja nad tegelikult ei tea, kuhu nad on tulnud. Et siis me seega püüame nagu veel täpsemalt edasi anda. Ehk et see on veebikoolituse programm. Sa liitudes sellega saad 9 kuud osa teekonnast, mis on siis terviklikult kokku pandud. Iga kuu avaneb üks teema ja see kuu on omakorda jaotatud nädalateks, nii et alateemad avanevad iga esmaspäev. Sul on nädal aega seda alateemat läbi töötada, sellesse alateemasse kuulub siis video ja pluss siis kas tööleht või praktiline harjutus, mis siis jookseb mõnusalt järgmisesse nädalasse. Ja iga kuu on meil kindlasti Zoom kohtumine ja ma ei julge öelda päris iga kuu, aga enamus kuudel on meil ka siis live Zoomid meie külalisesinejatega. Ja võib-olla on mõni satub tulema sellel aastal, kes ei ole tegelikult programmiga otseselt seotud, sest me ka ise Kairiga liigume kogu aeg edasi, leiame uusi võimalusi, inimesed tulevad ise ennast pakkuma ja kui teemaga see hästi sobib, siis miks mitte pakkuda juurde lisaväärtust. Nii et ja ma tahan see juurde ütelda, et sellele igale grupile on loodud nagu kinnine Facebooki grupp ja kust me saame jagada igasugust infot. See on privaatne. Aga praegu ma kutsun sind liituma meie Facebooki grupiga, mis on Innermind teraapilised koolitused. Me oleme loonud selle nendele inimestele, kes on huvitatud sellest teemast.
põhimõtteliselt see on ju teile tasuta, te võite siin lihtsalt liituda, kuhu me hakkame jagama postitusi, panema võib-olla mingeid lindistusi, mida iganes. õppematerjali, kogemus, et saaksite oma kogemust luua. Seda oma kogemust me ei saa mitte millegiga asendada, mitte kunagi. Ja vaata, kui Kairi nimetas, et me räägime sellest, et Innermont on teraapiliste koolituste keskkond, siis see teraapiline on siin nagu ikkagi nagu väga võtmesõna omal kohale. Et me soovime, et toimuks see teadmuse nihe, et me soovime nagu ikkagi kas lükata või pushida, võib-olla pole väga õige öelda, aga suunata, juhendada, toetada ära sind, kes sa kuulad, et sa jõuaksid teise kohta ja iseendas või siis ka reaalses maailmas, nii nagu vaja on parasjagu. Nii, meil oli veel... Kas jäi see kutse kõlama, et liituda nüüd siis Innermondi, mis grupiga? Teraapilised koolitused. Innermondi teraapilised koolitused, jah. Et Innermondi teraapilised koolitused, see on siis nüüd, aga see nüüd ei ole veel privaatne grupp või on see privaatne grupp? See on privaatne grupp, aga see on kõigile avatud. See ei ole ainult nendel, kes on kooliga liitunud. See on kõigile avatud. Ja, nii et lisaks sellele grupile, siis kui sa liitud koolitusega, me avame veel ühe siis privaatse grupi Facebookis, kus on siis ainult need inimesed, kellega me saame siis omavahel tuttavaks, kes siis juba alustavad seda koolitust teed 9 sammu. Ja ma tegelikult, ma tead, tahtsid seda midagi lisada? Mina tahan küll lisada, et ma tahan lisada seda, et meie käest on küsitud, aga muuseas meie kodulehel on ka rohkesti tagasisidet päris inimestelt, te võite vaadata, nad on täiesti olemas nimede ja piltidega ja nad on leitavad. Et ma tahan öelda seda, et meie käest on nagu küsitud, et mida te loete nagu suurimaks õnnestumiseks. Me ei hakka välja tooma siin üksiklugusid, mis kindlasti on see, et me saame täna öelda selle protsendi põhjal, et meil on see olnud ikkagi transformeeriv kogemus, mida me inimestele andnud, et need elud on muutunud. Ja inimesed on teinud oma eludes muudatusi, et see on kindlasti selline asi, mis annab meile suurt innustust, et kui me näeme, et selle teekonna alguses on kuidagi mingisuguses olukorras, kus ei ole nagu inimene nagu kuidagi kinni jäänud või on nagu emotsionaalselt kuidagi mingis olukorras, siis seal lõpus, meil just lõpetuse grupp, meil oli nii tagasisidet küsida, kuidas me näeme, et inimesed on astunud väga julged samme siiski selleks, et muuta oma elu. Nii et see on meile nagu tohutu innustus ja endi jaoks. Ja mõnikord on huvitav ka see, et ei leia aset mitte see muutus, mis on plaanitud, vaid see muutus, mis nagu kasvab koos inimesega, et selle pärast ongi see 9 kuud. Et me ei saa eeldada, et drastilised muutused, mis toimuvad ühe päevaga, seda me loeme tegelikult katastroofiks. Eks ju? Et see on nagu katastroofiline, jah? Et midagi peab juhtuma, et ma teen kohe nüüd selle muutuse. Selleks mindshifti on nagu harvem võib-olla, et me rohkem vastame teadvale, aga lihtsalt, et see 9 kuud on igati põhjendatud ja tegelikult on ju pime talveaeg. Täna me sööme maasikaid, täna me naudime päikest, täna me lähme õhtul randa päikeseolendut vaatama, aga alates septembrist õhtul me saame mõnusalt veetama aega veebikoolitusel. Ja ma tahan tegelikult öelda ka seda, et mis ma tahtsin öelda, suurimaks õnnestumiseks me loeme tegelikult seda Kairiga, et üle 90% alustajatest lõpetas selle 9 teekonda, ehk et 9 kuud teekonda. Ja ma olen siin jälle kirjutanud endale arvud, et sellele 9 kuud teekonnal me jagame 100 postitust, mis siis koosnevad erinevast mõttesisust, aga teinekord ka praktilisest või siis on ka videopostitus. Meil on ligi 50 õppevideot selles programmis, kõik selle ühe sama maksumuse sees. Meil on ligi 50 praktilist harjutust, tehnikat, meil on 36 pluss nädalat teadlikku järjepidevat tööd, sellepärast, et muutus tuleb ikkagi siis, kui me loome rutiini ja me liigume selles edasi, et rutiin loob meile edu. Ja meid mõjutavad ju tegelikult asjad, mida me teeme igapäevaselt. Nii et ja üle siis 10 kohtumise, lõpukohtumine oli meil tegelikult ilmsi nii-öelda nagu päriselt, kuigi eelmisel aastal oli see koroona teema, siis sellel aastal seda ei olnud, meil oli see võimalik. Nii et igal juhul olete väga-väga teretulnud. Ma loodan, et tuli just läbi see, et kuidas me oleme selle kokku pannud, et kui palju tegelikult on võimalik saada, et palju on võimalik ka veebi vahendusel anda. See ühendus tekib, seda ei pea kartma, et see ekraan lõikab midagi läbi. Mõnikord ma olen isegi vaadanud, et see ühendus, et isegi et see ekraan sobibki mõnedele väga hästi.
kes alguses tahavad võib-olla peituda ja siis tagasi tulla. Ja mis on selle võlu on ikkagi, et meil on nii paljudest erinevatest riikidest inimesed ikkagi osalenud, et see annab selle võimaluse ja Hiiumaalt ja selles mõttes, et nagu üle Eesti ka. Üle Eesti ka ja see on kättesaadav üle Eesti, et ongi, et tavaliselt me ju kõik koolitused jõuame võib-olla Võrusse ja Narvasse korraga, aga siin on see võimalik ja muidugi ka väliseestlastele, et jagada oma väliseestlastele, et seal Kanada ja New Yorgiga me oleme rääkinud, et nad on väga tänulikud selle eest, et esiteks nad saavad lisaks nagu kuulda ja praktiseerida oma eesti keelt ja midagi ei ole teha. Meie alateadvus räägib meiega eesti keeles isegi siis, kui me oleme pikka aega elanud kuskil mujal. Sest see keel, see tunnetus, see toob selle välja, et mida see seal tajuda võib. Nii et igal juhul meie oleme andnud endast parima, me oleme leidnud parimad koostööpartnerid, me soovime ennast arendada ja oma asja ehk et Innermanni teraapilisi koolitusi edasi viia ja ma usun, et meil läheb hästi. Ja minu suurim soov on see, sina seal saad ennast arendada ja ma olen Helenile täpselt samamoodi, et selleks on selle kokku pandudki. Ja nii et kui võib öelda, siis ütleme nägemist ja teistpidi tere tulemast. Nii et kõike head, ilusat suve, me kohtume veel, meil on mitu webinari veel mõttes, päris plaanis veel ei ole, nii et aga ühesõnaga jälgige ja stay tuned, nagu noored ütlevad, nii et näeme siis. Just, nii et kohtumisel. Nii et maasikatele randa ja sügisel veebis näeme. Tšau! Aitäh! Saigi läbi. Tšau!